tere, minu nimi on Karmo Kivi ja täna ma tahaksin rääkida hoiakust. Nimelt, hoiakul on 3 komponenti. Täpselt, see on nagu hea kook. Sul on erinevad osad, mis on kokku pandud ja selle tulemus on siis kas hea või mitte nii väga hea. Ja kui me võrdleme seda koogiga, siis koogis on ka hästi palju erinevaid osasid, erinevaid komponente. Ja kui kook maitseb hästi, siis sa ei hakka kiitma, et jahu on hea. Sa räägid koogist. Sama on tegelikult hoiakuga. Kui hoiakul on 3 komponenti, siis me ei saa rääkida, et üks asi on hea ja teised asjad mitte nii väga hea, sest lõpptulemus on tähtis. Ja hoiaku puhul saab alguse kõik mõtlemisest. Ehk hoiaku esimene komponent on mõtlemine. Vastavalt sellest, mida me mõtleme, hakkavad juhtuma edasised asjad. Me võime kas mõelda negatiivsed mõtteid või positiivsed mõtteid. Proovige korra naerda. Täiest kõrist naerda ja samal ajal olla kellegi peal vihane. See ei ole võimalik. Sama on sellega mõtlemisega. Me kas oleme väga negatiivsed inimesed või me oleme positiivsed inimesed. Me ei suuda 2 asja korraga teha, see ei ole võimalik. Ehk me mõtleme positiivsed mõtteid. Selle tulemusena tekivad meile head tunded. Ja tunded tekitavad meil sellise elevuse kõhus või ei tekita. Aga see saab alguse ju mõtlemisest. Mõtlemisest tekivad tunded ja tunded omakorda muudavad keha sagedust. Olete ilmselt kuulnud, et keha on massenergiat ja seda on võimalik pildistada. Vastavalt sinu mõtetele muutub ka selle energiavälja värvus. Et kui meil on õige sagedus, tekivad meil tegevused. Ja tegevus on see, mis toodab meile tulemused. Ma arvan, et kõik on sellega nõus. Ehk 3 komponenti ja nende tulem on tegelikult tulemus. Mõtlemine, sellest tekivad tunded, tunnetes tekivad tegevused. Ja siit tekib tulemus. Ja nüüd on see salapärane sõna, mida nimetame hoiakuks. Ehk siit nendest tulemustest tegelikult tuleb välja, milline on sinu hoiak. Kui sul on negatiivne hoiak, siis sul tulemused ei vasta sinu ootustele. Kui sul on positiivne hoiak, siis sinu tulemused räägivad seda ilmselgelt, et sinu hoiak on õige. Sinu mõtted on paigas. Tänu sellele tekivad sul head tunded ja sa oled valmis minema läbi seinte selleks, et saavutada oma eesmärki. Sa oled niivõrd elevil sellest, sa ei saa enam öösiti magada ka. Nüüd, kui sul on sagedus on muutunud, sa tahad tegutseda, just nimelt tegutseda, siis tänu sellele, et sinu sagedus on õige, hakkad sa ligi tõmbama inimesi, situatsiooni ja olukordi, mis aitavad sinu eesmärgi poole. Ehk sinu tulemus tuleb palju kiiremini, kui sa oleks eales osanud oodata. Kui üks nendest komponentidest on puudu, siis sinu hoiak ei tööta. Olete minuga nõus? See tulemus ei ole see, mis sa tahaksid. Järelikult selleks, et muuta oma hoiakut, peavad need 3 komponenti töötama koos. Ja olema täpselt õieti jaotunud. Ei piisa sellest, et ma tegutsen ööpäev läbi. Kui minu mõtted on valed ja ma ei tunne selles suhtes mitte midagi, siis see tulemus ilmselgelt ei tule. Kui sa tahad rohkem teada sellest teemast ja tahadki teada, kuidas seda hoiakut siis vormistada, kuidas neid tulemusi saavutada, mis sa elus tahad, siis tule 31. mail Radisson Blu Hotelli Olümpiasse, ma räägin seal täpsemalt sellest kõigest ja annan ka praktilised õppetunnid, kuidas seda saab hakata ellu rakendama juba samal päeval. Seniks aga edu teile ja peatse kohtumiseni.